Kui sa omad ainult täna näilist jõukust, siis on ka väga suur oht, et see näiline jõukus võib ka väga kiiresti kaduda. Kui tavapäraselt varaklasside valikul tasuks lähtuda sellest, kus on mu tõeline kirg ja huvi, millist varaklassi võib-olla esmaselt valida, siis on olemas ka võib-olla teine selline vaade, mis siis selgitab seda, kui palju tõelist jõukust ühes varaklassis on. Ja võib-olla selline hea näide jõukuse laienemisest ja jõukuse hävinemisest võiks olla siis selline asi nagu derivatiiv. See on ka selline finantssõnavara, aga võib-olla tuua selline lihtne näide, et kui te kujutate ette apelsinipuud, siis apelsinipuu on justkui selle jõukuse algallikas, sest see kasvab nii-öelda otse loodusest ja maa seest. Nüüd see apelsin, mis see puu otsast tuleb, on selle apelsinipuu tuletis ehk selle apelsinipuu derivatiiv. Nüüd apelsini derivatiiv omakorda on apelsini mahl. Kui me võtame selle mahla, prigistame sealt välja, siis on selle apelsini tuletis. Nüüd kui me võtame selle 100% apelsini mahla ja teeme sellest mingisuguse mahla kontsentraadi, siis on see selle mahla tuletis. Ja kui me teeme lõpuks mingisuguse mahlajoogi, kus on võib-olla 5% apelsini mahla, siis on see omakorda selle kontsentraadi tuletis. Ehk mida kaugemale me sellest apelsini puust liigume, seda vähem seda tõelist jõukust on selles nii-öelda lõpptulemuses nagu sees. Ja sama on ka tegelikult varaklassidega, ehk siis nagu primaarne jõukus, mis tuleb, on ikkagi eelkõige loodusvarad, mis tuleb otse maa seest ja selle ressursiga on võimalik siis hakata looma nii-öelda sekundaarset või teisest jõukust. Teises jõukuse klassis on siis kinnisvara, ehk siis me saame nendest samadest loodusmaterjalidest siis ehitada maju. On ka ettevõtlus, et võib-olla hea näide on see, et kuskil tiigi ääres kasvab pilliroog, me oleme ettevõtja, teeme sellest pilliroost ühe kõrre ja müüme need maha. Siis ettevõtja on see, kes kasutab seda primaarset ressurssi ja loob sellega mingisuguse uue väärtuse. Ja nüüd, kui on mingisugune ettevõte, kes siis läheb börsile ja sul on võimalik tema aktsiaid osta, siis see on kolmandane jõukus. Ehk siis põhimõtteliselt see aktsia on siis selle ettevõtte derivatiiv. Ehk siis mida kaugemale me läheme sellest algallikast, seda vähem see tõelist jõukust on selles nii-öelda tulemuses sees. Ja nüüd, kui toimub selline jõukuse ümbervahetumine või on sellised suuremad majanduskriisid, siis see jõukus hakkab hävinema alati nagu väljast poolt sissepoole. Ehk siis mida kaugemale me sellest primaarsest jõukusest oleme, seda suurem tõenäosus on see, et seda jõukust on väga lihtne hävitada. Ja selles kolmandases jõukuse klassis, tertsiaarses jõukuse klassis on ka siis kõik aktsiad, seal on võib-olla eurod, seal on võib-olla meie tänane palk, sest need kõik on nagu millegi tuletis. Ja nüüd on siis see, et mida sa võiksid täna mõelda, on see, et kui palju tõelist jõukust sa täna omad. Et kas see jõukus on reaalne, on see käega katsutav jõukus või see on selline virtuaalne näiline jõukus. Ja kui sa omad ainult täna näilist jõukust, siis on ka väga suur oht, et see näiline jõukus võib ka väga kiiresti kaduda. Nii et tasuks siis mõelda, kuidas siis seda primaarset ja võib-olla sekundaarset jõukust oma võib-olla varaklassides rohkem leida ja teadlikult siis neid varaklasse kasvatada.